See sõnasõda lahvatas laulja Beatrice'i ehk Lisella Beatrice kirjutaja ja pidude korraldaja Silvo Piiri vahel. Elva jaanipeol mindi omavahel lausa nii tülli, et Beatrice lavale ei läinudki. Lauljatari sõnul ei pidanud korraldaja Silvo Piir kokkulepetest kinni. Silvo Piir tuli minu juurde, ütles mulle, et kuule, et me peame nüüd tegema ajakavas muudatuse, et sina ei lähe 22.30 peale, vaid pead minema 23.30. Ja muidugi ma alguses küsin, et miks sa mulle praegu seda ütled, et seda oleks võinud ju tegelikult varem öelda, et mina ju tulen õigeks ajaks ja me oleme kõik arvestanud sellega. Beatrice oli uue esinemisajaga nõus, aga soovis korraldajalt raha ette. Silvo Piiri sõnul oli tal raha olemas. Ma ütlesin, okei, siis pool tundi enne esinemist palun too mulle selle ära, et ma isegi hakka ennast valmis panema. Ja läks siis tund aega mööda, läks 1,5 tundi mööda, ma helistasin talle, et ütles, et ja, ma kohe tulen, ma juba kraabin raha kokku igalt poolt baaridest, mis iganes. Ja loomulikult ta ei tulnud, siis ma helistasin uuesti vähemalt 3 korda, ikka teda ei tulnud, ikka oli sama jutt, et kohe tulen. Ja lõpuks tulid inimesed juba sinna backstage ukse taha, olid mingi, et mis siin toimub, miks see juba laval ei ole, seal hakati juba laste batuute kokku panema, siuke tunne nagu üritus pannakse kinni. Lõpuks sekkus mängu Beatrice'i tantsutüdruk, kes läks Piiri otsima. Korraldaja Silvo Piir ise oli samal ajal DJ puldi juures. Vähemalt minu mäletamist mööda oli ta juba üpris purjus ka, et adekvaatne ta kindlasti ei olnud. Ja siis minu tantsija küsiski talt, et kuule, et palun tule backstage, Beatrice ootab sind. Ja siis tema hakkas kohe teda süüdistama, et kes sina üldse oled, mis sina üldse siia rääkima tuled, sul ei ole õigus siin praegu mitte midagi öelda. Hakkas ühesõnaga väga ebaviisakaid sõnu tema pihta nii-öelda loopima. Väga ebameeldiv ja ennast täis tantsutüdruk hüppas peale Kriegerit, hüppas mulle DJ pulti ja lihtsalt hakkas seal kogu rahva eest seletama. Ta ei seletanud absoluutselt mitte midagi rahast. Ta seletas nendest kellaaegadest. Et mina ei pea oma kokkulepetest kinni kellaaegade osas. Aga mul kahjuks ei olnud muud varianti teha. Siin oli valik, kas ma ütlen Kriegerile, et sai esineja lasen Beatrice'i peale, kes reaalsuses kedagi ei huvita. Või ma lükkan Beatrice'i lõppu. Elu24 kirjutab, et Piiri sõnul kestnud sõnasõda umbes 15 minutit. Ja kuna raha ei olnud, esinemisi oli jäänud mingi 5 minutit, olime, et okei, hakkame siis minema ja siis see korraldaja tuli backstage. Oli, et mis siin toimub, mingi kaduge minema siit, hakkas täiesti just meie vastu lõugama, ütles, et sind ei oota siia mitte keegi, mitte kunagi ei ole oodanud. Ootas sul pool aastat raha siit, pool aastat, ma ei ütleks sulle kunagi, palun kanna mulle. Aga kas sa oled minule vastu tulnud? Üks kord sa pole mulle ühtegi korda vastu tulnud. Ja minul oli pisarad silmas ja mu tantsijal oli pisarad silmas ja ma ütlen ausalt, et ma olen alati, nagu ma püüan jääda rahulikuks, ma ei lähe kunagi kergesti närvi ja veel vähem ma ei hakka nagu karjuma kellegi peale, aga see olukord oli lihtsalt nagu nii katastroofiline juba, et ma ise olin juba nii närvis ja ma ütlesin, ma olin nagu vihane ja ma ka karjusin ja ütlesin, et nagu see ei ole okei. Piiri hinnangul ei olnud aga tüli põhjustaja Beatrice, vaid hoopis Beatrice'i tantsija, kes olevat ajanud asja kurjaks. Ja siis kui ta veel seal midagi pobises, siis ma ütlesingi, paki oma asjad ja sõike koju. Teie täna laval ei lähe. Sest juba see emotsioon oli seal selline, et see ei oleks lihtsalt olnud viisakas ega lihtsalt ei lasnud endale pähe istuda. Silvo Piir on Eesti popmuusika maastikul tuntud kui vastuoluline korraldaja onu. Paljud reporteriga rääkinud artistid soovitavad temaga mitte tegemist teha. Ka AG ehk Silver Orissaar ei usalda Silvo Piiri. Ta pani 2 kontserdi samale kuupäevale ja me pidime täpselt ühelt kontserdilt tulema ja minema siis järgmisele Tartu sinna Alexela loomelavale. Ja sõidame sinna, meil oli hästi kiirem, pidime õigel ajal lavale jõudma. Siis poole pealt helistab, kuule, et tead, et ikkagi ei ole vaja tulla, et rahvastest ei tulnud nagu nii palju kokku, et kui tuled, siis ma saan umbes anda mingi pool summast või midagi sellist. Siis mõtlesin, mida pekki, et mis asja, et kuidas need asjad siis käivad. Läksime kohale, mõtlesin, mida ma nüüd teen, kas lähen lavale, inimesed olid tegelikult nii kaua ootanud, tahtsin ma laval läheks. Siis tuleb, et kuule, et mikrofon on siin, aga kuule, patareisid ei ole, et viitsid käi tanklas, too patareid, et patareid on tühjad. Mina lõpetasin temaga igasuguse koostöö ära ja kõik artistid tegelikult, kes Eestis on, teavad, et selle tüübiga ei olegi võimalik nagu normaalset koostööd teha, siis kogu aeg on mingi probleem. Ja kui sa käid nendel üritustel, sa näed, et see on ka nagu nii säästukalt tehtud, et lihtsalt sa ei tahagi selle üritusel olla.